Мой приятель хоккеист. Чем больше он съест сыра, тем больше забросит шайб. Saal oli vait kui haud. Siis hakkas üks esireas plaksutama. Hiljem tuli välja, et ta on välismaal käinud mees, kes teadis, mis see reklaam on. Зачем нужна была реклама в Советском Союзе, я до сих пор не могу понять. Это большая загадка. Reklaamiti kaupa, mida niikuinii saada ei olnud, mida taga otsiti, mis oli defitsiit. Aga reklaamiti ka asju, mida ei olnud maa peal olemas. Need reklaamid olid tihtipeale täiesti absurdsed. Ja siin nad on! Kahekordse kaanega tarbeluuk, kuiv käimlatele. Vahel polnud raha kuskile panna, aga me pidime näitama kulusid. Ei saanud olla nii, et ainult tulud olid. Peedu oli esimene, kes tegi sellest nagu tööstusharu. Need ideed olid tal teinekord täiesti hullumeelsed. Peedu Ojamaa oli sellise suure laia haardega tüüp, et ta oleks küllap pannud neenetsid, et kama sööma. Kullaketraeb, lugu Eesti reklaamfilmist. Väikese Eesti imeveskist suures valede impeeriumis.